Suurepärane teenindus. 10. veebruar, kolmapäev. Arutame Kerdoga teemat teeninduskoha restoranides. See on ikka tasemel. India õpetab leplikkust ja kannatlikkust. Oleme harjunud saama kõike kohe ja kiiresti ja nii nagu soovime. Siin seda ei juhtu. Kui saad kohe, saad vale asja. Kui ootad pikemalt, siis saad ka vale asja. Ei saagi võtta Euroopat Indiasse kaasa ja nõuda, et kõik siin oleks nii nagu kodus. Selle koha võlu ongi selles, et kõikjal on kogu aeg üllatused. Oi, ma armastan Indiat, õhkab Kerdo kogu südamest. Oi, kuidas mulle meeldib India. Ja meile meeldibki just seesama ettevaatamatu virvarr. Istume restoranis. Saad näha, et ma küsin kokteili sisse jääd veel vähemalt 2 korda, ütleb Kerdo, kui teenindaja on meie laua juurest lahkunud. Möödub 5, siis 10 minutit ja jääd loomulikult ei ole. Kerdo otsib uuesti teenindajaga silmkontakti ja küsib jääd. Ootame. Lobiseme ja unustame juba peaaegu jää, sest no mis teha, kui seda ei ole. Ise tegema ju ei hakka. Ja siis teenindaja tuleb uhkelt jää ja topsiga. Ta paneb 1 jääkubiku Kerdo klaasi ja küsib, kas veel. Kerdo vastab 4 - 3 + 2, please. Läheb aktiivseks arvutamiseks ja naermiseks. No mida siin siis veel teha, kui kokteili sisse jää toomine võttis teenindajal üle 20 minuti. Hea, et üldse tõi. Tihti ootad ja kogu laud sööb oma tellitud sööki ja siis aga selgub, et midagi on kuskil segi aetud, keegi sööb sinu toitu või siis on sinu tellimus lihtsalt ununenud. Hiljem arvete koostamisega on aga veel hullem lugu. Kord maksad topelt, kord on mõni asi, mida jõid või sõid arvelt puudu. Ülemus ma siin baaris küll olla ei oskaks ega suudaks. Vahel jääb mulje, et indialased ei suuda ei öelda. Kui midagi küsid, mida neil ei ole, siis ütlevad nad, et kohe toovad, aga toovad hoopis midagi muud. Nii et tasub varakult ootused ja lootused kõik kokku pakkida ja olla tänulik selle eest, mis elu annab. Kes ei talu vürtse, peaks selgeks tegema toidud, mis ei ole vürtsised. Ka neid on olemas. Öelda aga India restoranis, et ma võtan chicken masala, kuid ilma vürtsideta, on sama, mis küsida jäätist, kuid mitte külma. Teenindaja muidugi noogutab, kuid lauda jõuab ikkagi vürtsikas toit. Astun sisse ühte käsitööpoodi ja uurin, et kas kõik need kaunid puust ja plekist tehtud kujud on Jaipurist. From Rajasthan, vastab poetööline. Rajasthan on osariik ja Jaipur on linn Rajasthanis. Ja enne veel, kui ta on jõudnud lõpetada, ütleb omanik kõva häälega. Yes, madam, from Jaipur. Hakkan naerma ja ütlen. Palun ole hea ja ütle mulle, kus kohas need asjad täpsemalt on. Ma ei ole siin selleks, ma müün neid asju. Okei. Nii tõreda vastusega peab siis siin samuti leppima. Sellistel juhtudel mõtlen ma, et on vast tore olla keeles nõrk ja mitte aru saada, kui solvatakse või öeldakse midagi, mida ei peaks kliendile ütlema. Kahjuks tean nii mõndagi ebasensuurset väljendit ka hindi keeles. Nii et tahes-tahtmatult pean vahest teadlikult teatrit mängima ja nägu tegema, et ma ei saa kohe mitte midagi aru. No las olla, väikesel inimesel tema suur hetk. Need on väga ilusad asjad, mida sa müüd. Kiidan ja onu hakkab vaikselt leebuma. Tema naine seevastu aga läheb aina enam turri, sest talle vist ei meeldi, et tema abikaasaga vestlen. Ta kummardab suure plekkasti kohale, kus kohast asju aina lärmakamalt välja võtab ja muudkui puhiseb. Aga ma ei lase ennast sellest segada. Tead, mulle ei meeldi, kui mulle valetatakse. Ütle mulle täpselt, kust kohast need asjad on. Ma ei ole loll turist, kellele turul püütakse mingid punakaid kalu maha müüa, väites, et need on punased reede snäpperid. Nad kasutavad kemikaali, et kala punaseks teha, toriseb mees. Meie asjad on erinevatest Rajasthani linnadest, ka Jaipurist, ütleb ta lõpuks.
Eile olime ööturul ja asjad on veel lahti pakkimata, homme on pood kenasti korras. Nii need kaupmehed siis käivad, kes kord, kes 2 korda nädalas suurematel turgudel kauplemas. Tavaliselt Anjuna kolmapäevasel turul ja Arbora ööturul. Onu ütleb, et äri läks seal hästi. Uurin, et kas ta ka Anjuna turul käib, vastuseks on, et ei käi. Turupäevadel on mitmed müügikohad kinni ja osad letid üsna tühjad, sest samad inimesed, kes müüvad oma kraami näiteks siin Põhjakohas Kalangute ja Paaga ümbruses, on turupäeval turul. Klõpsin sellest Rajasthani ilust mõned fotod ja mõtlen juba, kuidas sealt midagi ilusat koju kaasa osta. See pikk ja kauni mustriga metallist paabulind ei olegi ju nii raske ja pikk. Hind kauplemata on 2500 ruupiat. Äkki mahub kohvrisse? Kauplema ma ei hakka, sellepärast et kui ei ole plaanis midagi kohe ja praegu osta, siis ei ole ka ilus kaubelda. Kui juba kauplemiseks läheb, siis peab ka ostmiseks minema. 2017. aastal rändas sellest poest 2 imeilusat elevanti Eestisse minu koju. Au ja kiitus Rajasthani kunstnikele. Imeline käsitöö. Tänud Katrinile ja Agole, kes need vandid mulle kenasti koju toimetasid. Ootan natukene, vaatan ringi, mida edasi teha. Tuli meelde, et ma vajan ju vett. Ostan koduteel putkast veekanistri, 5-liitrise ja imestan, et miks see proua selle ajalehe tüki käristab ja sellega pudeli juurde astub. Hakkab pühkima. Kõrvalputkas mis on samuti suure tee ääres ja pidevalt tolmu täis, pühivad müüjad veekanistri enne kenast ära, kui mulle annavad. Ei, sellel naisel on hoopis mingi teine plaan. Nimelt paneb ta kokku murtud ajalehe selliselt veepudeli peenest plastikust sanga ümber, et sang mulle kandmisel kätte ei sooniks ja rasket pudelit oleks kergem kanda. Imearmas, müts maha, ise ei oleks selle mõtte peale tulnud. Alati, kui kauemaks kohasse jään, siis ostan endale veefiltri, kui seda selles kodus või korteris, mille ma rendin, ei ole. On võimalik osta kividega veefiltrit, aga on võimalik osta ka elektroonilist veefiltrit. Mulle meeldib kividega veefilter ja see maksab umbes 25 eurot. Palju lihtsam on omal kodus veefiltrid omada, kui need 5-liitriseid kanistreid või suuri pudeleid endale koju tassida. Istun rannas ja kuulan eestlaste merereisi muljeid. Mitte nende inimeste käest, kes merereisil käisid, vaid neid, kes ei käinud. Pooled olid rahul olnud, pooled mitte. Selle soovitamisega on tõesti nii, et paljud ei julgegi suud avada, sest mis ühele meeldib, see teisele ei pruugi sugugi meeldida. Ka päevad ei ole vennad. Suuremate gruppide puhul, kui kambas on teisi inimesi teistest rahvustest, sõltuvad reisimuljed väga palju omavahelisest kontaktist. Kas see tekib ja kui tekib, siis milline see on? Sedapuhku olid laeva peale sattunud siseturistid Indiast, kes olid end täis joonud ja siis sealt kohast, kus neid ujuma ja snorkeldama lubati, mingile saarele ujunud. Tagasi ujumast nad keeldusid. Laevameeskonnast pidi üks mees paadiga järele minema ja neid laeva peale vedama. Reisi alguses oli pakutud vaid õlut ja samoosasid, rasvas küpsetatud kartulitäidisega India pirukaid. Tagasi tulles sai rummi ja siis olid ka torisejad natuke leebunud. Tahaks ise ka sellisele reisile minna, siis tean teinekord soovitada. Siiani olen vaid positiivseid tagasisidesid kuulnud. Vee peal püütakse kala, mis siis koega valmistatakse ja lõunaks serveeritakse. Esmaspäeval toimub krokodilliretk. Minnakse autodega jõe äärde, sealt paadiga kohta, kus krokodillid päeval päikest võtavad ja siis tagasi kaldale, koju. Laeval pakutakse suupisteid. Hommikul kella 9 aegu on minek ja tagasi juba lõunast enne kella 2. Sinna võiks ka minna.
nüüd on Sunny Holidays, kus kohast mina harjunud oma reise võtma, hakatud pakkuma garantiid 100% raha tagasi, kui krokodille ei näe. Ka tiigriretkele kehtib seesama, sest eesmärk on ju ikkagi tiigreid näha. Mina küll selliseid garantiise ei annaks, sest loodust ja loomi ei saa ju sundida olema seal, kus meie soovime ja siis, kui meie tahame, kuid okei, paljudele selline pakkumine väga meeldib. Hüppan sisse tänaväärasesse kingapoodi. Ostan naljakad kummist jalatseid, mis jala ümber kenasti liibuvad ja tunduvad mugavad. Proovin palju erinevaid jalatseid, kuid miskit muud ei leia. Kauplen hinda ja siis ostan papud ära. Järgmisel päeval, kui kummikingi jalga tõmban, läheb kanna tagant üks ripp katki. Käia saab, kuid ikkagi ööjama, kui ostad ja kohe katki. Tänu sellele juhtumile panen tähele, et kingade kanna taha on löödud pitsatega hind 100 ruupiat. Indias on enamus asjadel kenasti hinnad peal ja kusjuures osadel hindadel on veel juurde kirjutatud, et need on maksimumhinnad, mis tähendab, et odavamalt võib müüa, kuid kallimalt mitte. Lähen poodi tagasi, võtan tuttava kaasa. Ka tema tahaks kingi, ehk leiab sealt endale midagi. Tavapärased kingad on siin üsna kvaliteeditud, kuid igasugused rannaplätusid, neid võib ikka leida. Ka nahast plätusi on päris palju ja kui hoolega otsida, siis võib leida ilusad ja kvaliteetsed jalatsid, kus kontsaks ei ole lihtsalt puuklots, mis nahaga üle kaetud. Näitan müüjale katkist jalatsit ja kurdan, et näe, mis juhtus. Küsin, kas ta leiaks mulle palun 100 ruupiaga samasugused uued. Naeran ja ei ole kuri, sest vaid nii saab siin kõige parema teeninduse osaliseks. Ja ega siis müüja süüdi ei ole, et ma nii hooletu olin. Näitasin müüjale hinnapitsatit ja tema räägib, et vaata, sellele hinnale siin jalanõu peal lisandub veel tollimaks ja palju muud. Mina nuugutan ja ütlen, et saan sellest kõigest aru ja loomulikult. Vana leiab samasugused papud, teeb mulle silma ja pistab need mulle kotti. Küsin, et oi oota, et palju ma maksma pean. Tema ütleb, et ei midagi ja naerab. Küll on tore onu, tema juurde lähme teinekord jälle. Vahepeal läheb elekter ära ja Loora proovib viimaseid jalatseid müüa taskulambi valgel. Seekord jääb tema lost ära, sest tema jalal ei ole sealt paraku mitte midagi sobivat. Rõõmsad, hea teeninduse üle, soovime lõbusalt onule ilusat õhtut ja vudime kodu poole. Tegin Facebookis grupi koauudised ja sinna postitasin Chikakai juukseseebi pildi. Vahutab hästi, India toode soodsa hinnaga. Kindlasti ostan kaasa ka emale ja õdedele. Kuidas ma jumaldan siin neid kohalikke tooteid ja väldin kõike, mis on sisse imporditud. Kus siis veel, kui mitte siin, tuleks kasutada just kohalikku kraami. Indias on viimaste aastatega hinnad tõusnud ja jätkuvalt tõusevad, kuid sellest hoolimata on veel tooteid ja teenuseid, mis meie hindadega võrreldes on odavamad. Seebid ostan ma näiteks tavaliselt 13 ruupiaga, mis teeb umbes 19 eurosenti. Alkoholist rääkides pean mainima, et just nimelt Goas on kohalik alkohol odav ja näiteks pudel viskit maksab vaid 90 ruupiat, mis teeb 1,30 €. Viski osas avastasime siin, et hind ja pudeli sisu jääb samaks, kuid sildid pudelite peal on erinevad. Naljakas. Olen Goas juba 5 erineva sildiga pudelit näinud. Maitsev valge rumm maksab 2 korda nii palju ehk siis 200 ruupiat ja kuulus tumerumm Old Monk 175 ruupiat ehk siis tänase kursiga 2,50 €. Alates 1. aprillist 2020 hinnad tõusevad üle 50%. Mind see ei morjenda, sest alkohol ei ole minu jaoks primaarne. Küll aga väga paljud turistid käivad Goas just nimelt selleks, et siin on odav alkohol. Turul leiab imeilusaid õhukesi puuvillasest riidest voodikatteid, mis saab kaubelda 250 ruupia peale, 3,50 € ja nii edasi ja nii edasi. Samas suurtes uhketes kaubamajades on hinnad tihti kordades kõrgemad. Põhja-Goas on
osad kaubanduskeskused turistide olemuse ja soovide muutumise tõttu täiesti tühjaks jäänud ja tekib küsimus, kuidas neid üldse on võimalik lahti hoida. Näiteks 2017. aasta mais jagasid Kadi ja Aare oma kogemust selliselt, kuidas nad Kalangute moolis, Loe Kalangute mool, shoppamas käisid. Kogu suures kaubamajas oli 4 inimest, nemad 2, turvamees ja üks müüja. Müüja käis kogu aeg nendega kaasas ja pani igas osakonnas tule põlema, kustutas pärast ära. Käisid ringi nagu muuseumis. Ma ei usu, et hooajal seal palju rohkem kliente oli. Mais on välisturistide hooaeg läbi, kuid siseturism eriti ei vähene, sest vihmaperioodil käivad sisemaa indialased koas puhkamas, naudivad elu, söövad, joovad, jalutavad ja jahutavad end mereäärse tuule käes ja istuvad rannas meres, et koguda merevees sisalduvaid mineraale ja muud kasulikku. Ujuda siis ei saa, sest lained on meeletud. Kuid öeldakse, et just nimelt mussooniaegu pidi olema meres eriti palju mineraale.